Tervist! Teadus ja sealhulgas ka spordi- ja treeningteadus on teadupärast hirm tõsine asi. Ma olen süvitsi teadusuuringuid lugenud väga pikalt, ent isegi minul tekib aeg-ajalt mõnda eriti detailset ja keerulist uuringut lugedes ja numbritesse ja tabelitesse ära uppudes tahtmine silmi pööritada. Sest sageli on lõppkokkuvõtteni jõudmine raske, vaevaline ja väga kuiv teekond. Ja seetõttu on hullult lahe, et aeg-ajalt tuleb ette ka selliseid teadustöid, mida lugedes saad mõnusalt naeru pugistada. Ent mis samas on nii tasemelt kui ka sisult ikkagi üllatavalt tõsiselt võetavad. Täna ma räägin sulle just ühest sellisest uuringust, mille näol on tegemist selle teadusliku ülevaatega, kuhu kaasati 3 varasemalt tehtud teadustööd, milles uuriti, kas ja kuidas vandumine parandab füüsilist sooritusvõimet ja lisati sellele siis muud teaduspõhist konteksti, mis on antud teemaga seotud. Sa saad seda meeleolukat üllitist ise ka terves oma kaunis pikkuses ja hiilguses lugeda, kui soovid. Lingi selleks ma panen jutukasti alla, aga ma jalutan su läbi selle antud mini-analüüsi, nii et ole valmis, meid ootab ees suht lõbus teekond, mille lõpus me saame teada, kas ja mil määral vandumine parandab sportlikku võimekust. Ja muide ma ennustan, et erinevate uuringute tulemused ja vandumise mõju ulatus võivad sind tõsiselt üllatada. Nagu analüüsis märgitakse, algas teadaolevalt vandumise ja sportliku sooritusvõime seose uurimine aastal 2018, mil selle teadustöö käigus paluti katses osalejatel välja valida selline vandesõna, mille nad tooksid kuuldavale siis, kui nad lööksid juhuslikult ära oma pea. Seejärel pandi nad tegema Wingate'i anaeroobset võimsustesti, mida kasutatakse sageli anaeroobse võimekuse hindamiseks näiteks sprinteritel, jalgpalluritel ja ratturitel ja mille käigus tehakse reeglina veloergomeetrit kasutades kindlaks erinevaid vastavaid parameetreid. Katse alustel paluti välja valitud vandesõna korrata igal 3. sekundil 30 sekundit kestnud testi ajal. Nii et vandumist oli rattasõidu käigus päris kõvasti. Lisaks testiti samadel inimestel dünamomeetrit kasutades haardejõudu ja paluti neil 10 sekundit enne testi ja ka selle ajal kõvasti vanduda. Ja katsed näitasid, et vandumine suurendas Wingate'i anaeroobse võimsuse testi tipp ja keskmist võimsust keskmiselt 4,5% võrra ja parandas haardejõudu keskmiselt 8% võrra võrreldes siis mitte vandesõna kordamisega. See 8% on ikkagi üllatavalt suur haardejõu tugevuse kasv ja ma oleksin selle numbri osas isegi nagu natuke skeptiline, aga meil on siia kõrvale panna veel üks sarnane uuring, milles leiti, et vandesõnade kordamine võrrelduna mingite suvaliste sõnade kordamisega tõstab haardejõudu samuti 8%. Ja samas uuringus tehti veel üks põnev katse. Nimelt paluti katses osalejatel istuda toolile, panna käed kannikate alla ja tõsta ennast siis üles nii, et õhus on ka jalad ja kogu keharaskus on kätel. Ja selgus, et kui sa kasutad seda tehes tavaliste sõnade asemel vandesõnu, siis suudad sa ennast õhus hoida koguni keskmiselt 10% pikemat aega. Ja veel üks teadustöö, mille raames paluti katsetes osalejatel, kelle seas oli muide naisi huvitaval kombel enam kui mehi, välja valida vandesõna, mille nad tooksid kuuldavale juhul, kui nad lööksid ära oma varba. Ja see vähe üllatuslik vandesõna on kenasti ka täna tutvustatavas mini-analüüsis välja toodud, juhuks kui te tahate kodus proovida. Katsealused tegid 2 erineval korral, mille vahele jäi vähemalt 72 tundi, erinevaid jõu- ja ilunumbreid, kas siis vandudes või kasutades teadlaste poolt paika pandud suvalist sõna, mis meenutas kõlalt ja pikkuselt seda vandesõna, mille katses osalejad olid valinud. Tulemused olid jällegi absoluutselt muljet avaldavad, sest vandumine parandas keskmist haardejõudu 9%, pikendas seina istumise harjutuse kestvust 22%,
võimaldas teha 15% enam kätekõverdusi ja hoida 12% pikemalt planku. Tegelikult on need protsendid, kui mõtlema hakata, absoluutselt uskumatud. Sest kui sa võrdled neid kasvuprotsenti erinevate sportlike toidulisanditega ja nende mõjuga, siis on ka kõige efektiivsemate toidulisandite mõju sportlikule sooritusvõimele parimal juhul võrreldav, aga reeglina madalam. Ja kui me räägime näiteks kõige tõhusamast ergogeenilisest toidulisandist ehk kofeiinist, siis on selle mõju näiteks antud metaanalüüsi tulemuste kohaselt vandumisega samas suurusjärgus ehk hinnanguliselt 8–10%. Ja kui me just nägime, et vandumise abil suudeti seinaistumise kestvust tõsta koguni 22%, siis on meil kõrvale panna uuring kofeiini vastava mõju kohta, mis näitab, et kofeiini tarvitamine ei tõstnud selle harjutuse kestvust üldse. Vaata. Nüüd neid protsente selle vandumise mõju sportlikkusele võimekusele kokkuvõtva analüüsi uuringutest ja mõtle selle peale, mida antud analüüsi autorid on muuhulgas kirja pannud. Nimelt nad märgivad väga adekvaatselt, et vandumine näib suurendavat sportlikku võimekust ennekõike suhteliselt lühikeste pingutuste puhul, kus inimene peab ennast lühikese aja vältel maksimaalselt kokku võtma ja toovad võrdluseks esile, et eliittõstjad suudavad tavaliselt tõsta oma alakeha jõudu ühe aasta jooksul ainult 3,5%. Ja 2024. aasta suve olümpiamängude 100 meetri jooksus erinesid esimese kuni 8. koha ajad ainult 1,23%. Nii et kui keegi sprinteritest, kes seekord jäi medalita, oleks teoreetiliselt siis kõvasti kurja vandunud jooksu ajal, mine sa tea, järsk oleks medal kaelas olnud. Analüüsi autorid arutlevad varasematele teadustöödele ja nende leidudele tuginedes pikemalt ka selle üle, millised on füsioloogilised, psühholoogilised ja valuhaistingut alla suruvad protsessid, mille tõttu on vandumisel sportlikku võimengust suurendav mõju. Ja need on kõik kenasti kokku siia pildile pandud, aga pikemalt ma nendel teemadel peatuma ei hakka ja kui sa tahad minna süvitsi, siis jällegi link on jutukasti all. Meeleolukaid lõike on selles teadusartiklis palju. Näiteks antakse soovitusi teadlastele, mis kandi pealt ja kuidas peaks vandumise mõju füüsilisele sooritusvõimele edaspidi uurima. Ehk siis võrdlema intensiivsust, erinevaid sõnu ja vandumise sagedust. Ning hoiatatakse, et tsiteerin ChatGPT kehva tõlget. Kuigi käesolevas ülevaates kirjeldatud tõendid toetavad vandumise kasutamist füüsilise soorituse parandamiseks, ei pruugi see meetod olla kõigile inimestele või igas olukorras teostatav. Vandumise tabu iseloom võib piirata selle kasutamist päris elulistes olukordades. Paljud spordikeskused ja võistluste reeglid keelavad solvava käitumise, sealhulgas ropendamise. Seetõttu peaksid inimesed enne selle ergogeenilise meetodi kasutamist kaaluma konteksti, milles vandumist rakendatakse. Üks võimalik lahendus võib olla vandumine vaikselt või sisemiselt, nii et teised seda ei kuule. See võib suurendada vandumise praktilist kasutamist reaalses keskkonnas soorituse parandamiseks. Siiski ei ole seda kohandust empiiriliselt uuritud ning puuduvad andmed, mis kinnitaksid, et vaikselt vandumine on sama tõhus. See on ju puhas kuld, on ju. Ok, mine sa siis õige ka ja jõusaalis näeme.